tere! tere! Ühesõnaga, jah, järgmised inimesed võtsid kätte oma telefoni, tellisid endale Temust mikrid ja hakkasid tegema podcasti. Tervist! Tervist! Tere! No nii, Annika, kes sa oled? Sinu ema, Voh! Ja kes olen mina? minu tütar. Nii et me märkasime küll, et juba üks ema-tütre podcast on tehtud, aga meie tegelikult mõtlesime seda ideed juba ammu. Kui kaua aega tagasi? Mitu aastat juba tegelikult. Mitu aastat. Ja me lihtsalt nagu selles mõttes respekt neile, et nad päriselt selle ära tegid, on ju? Et Ja. me lihtsalt selles mõttes, tõstame käed üles ja ütleme tõesti, et okei, meie paha, ise oleme lollid, oleks võinud varem teha, on ju? Aga nüüd me teeme. Ja. Sest et nemad tegid. Ei, no tegelikult mitte üldse sellepärast. Ei. Lihtsalt me oleme seda nii palju edasi lükanud, et võiks ükskord hakata pihta selle asjaga. Ja kuna ilus kevad on väljas, siis uus ja värske algus ja midagi teile ka vaatamiseks värsket ja uut. Jah. Et ja nagu te näete, siis me oleme autos ja see tähendab, nagu sellega me näitame teile seda, et ei ole vaja miljoneid, on vaja ainult, mis need mikrid maksid siin mingi natukene, tellida omale Shane'ist ja muudkui hakka pihta. jah, et kõik saavad teha, ei Kõik ole saavad. vahet üldse. Jah. Aga kus meil see mõte siis tuli, äkki räägime sellest? Kuna mina kuulan väga palju podcast'e erinevaid üle maailma, Austraalia, Ameerika, UK, no Eesti omasid ka selles mõttes, siis tegelikult ma olen ammu seda mõelnud, et võiks teha midagi. Ja kui see teema meil tuli, siis Lisette ütles ka, et davai, et miks me ei võiks teha, aga me oleme nii palju mõelnud mingeid erinevaid variante ja erinevaid kontseptsioone, mida sellesse podcast'i nii-öelda panna, aga midagi sellist täiesti põhjapanevat me ei ole nagu välja mõelnud, siis mõtlesime, et okei, vahet pole. Me hakkame arvatavasti tegema erinevates kohtades seda. Teeme autos. Iga episood on nagu erinev lokatsioon. Jah. Et mingid erinevad kohvikud, mingid rannad, kuskil, ma ei tea, kui me peaks minema reisima seal, vahet pole, kus kohas me oleme, me teeme seda igal juhul. Et sest see annab meile ka sellise kiki ja vabaduse ka tegelikult. In the ass'i, et me teeksime seda kindlasti. Ja mis mõttes vabadus on see, et me saamegi igal pool seda teha, et meil ei ole see, et me peame nüüd olema mingi pühapäeval kell 6 seal kuskil Tallinna stuudios, vaid et me oleme mingi, teeme ja siis me teeme, vaata. Ja saab tehtud. Et ma usun, et sellest tuleb väga hea asi. Aga põhiidee, mida ma lootsin, et sa ütled välja, seda ei tulnud, aga ma ütlen ise, ei ole hullu, on ju tegelikult see, et me oleme väga lähedased. Ja sellest ja me tõesti arutame EMS-iga teemasid, igasuguseid, seksist sitani välja nagu konkreetselt, nagu me räägime kõigest ja otse ja ausalt. Ja paljudel ei ole siukest asja üldse. Paljud ongi lihtsalt, et jah, ta on mu ema, ta tahab, et mul oleks koolis mingi 5, on ja kõik, nagu nad lihtsalt ongi ema ja tütar, aga nagu me oleme sõbrannad. Täiesti, et ja paljudel seda ei ole ja sellega me tahamegi nagu anda ka seda, et kuidagi tunneks ennast paremini või nagu, et ei tunneks, et teil on, kuidas ma ütlen, kasuema ja kasuõde äkki on ja näiteks, et kui sa oled üksik. Sest tegelikult niisama ka, et sina oled nagu meil on generatsiooni vahe nii palju, et siis et kui me näiteks arutamegi mingeid teemasid, siis vaadata, et milline on minu nägemus sellest asjast. No tegelikult me suht ühtime nendes asjadest. Me oleme läbi aastati niivõrd palju rääkinud erinevaid teemasid. Ja meil on suht sama nagu vaatevinkel sellest asjast, aga mõned asjad on erinevad ka, aga see ei oma mingit tähtsust, sest meil on nagu nii tore ja et kindlasti te kuulete siin, me oleme suht sellised toored ja otse omadega, et me ei hakka siin mingit ninnu nännutamist tegema või kuidagi siukse
et kellelegi vaatamiseks läheb, et me peame kuidagi moodi endale mingi maski ette manama. Me lihtsalt oleme nii, nagu oleme. Ja kui sobib, siis sobib ja kui ei sobi, siis ei sobi ja nii ongi lihtsalt. Ja lapsed, ärge vaadake nagu. Lastel ei ole siin mitte midagi kuulata, mitte midagi vaadata. Pigem täiskasvanud. Jaa. Et me hakkame igasuguseid teemasid arutama tõesti, et mis iganes pähe tuleb, selle me ette võtame. Ja arvatavasti meil saab olema enda kanalid erinevatel platvormidel, kuhu siis me ootame ka erinevaid mingeid küsimusi või mingeid asju, mida te tahate, et me arutaksime näiteks, on ju. Ja siis me võtame teemad ette, vahet pole, kui räige see teema võib olla või näiteks, kui teil on, äkki teil ei ole enda emaga selliseid suhteid nagu meil, siis kui tahad midagi küsida. Ja näiteks mingi, ma ei tea, tahan minna sõpradega jooma, kuidas emale läheneda, kuidas talle selgeks teha, et ma olen noor, ma tahan minna välja. Näiteks siuksed asjad, on ju. Et kui teil on küsimused, mured, kütke ainult ja me aitame ja vastame ja räägime teile, mida meie arvame sellest. Ja kuidas meie teekond on läbitud sellega, sest meil on kõik teemad. Tema on täisealine, aga tema on... Mina olen ka. Aga kõik see varasem on meil ikkagi läbitud, nagu ega siis polnud niimoodi, et mingi 10-aastane ja mul oli mingi, okei, plika, mine jooma. Päris niimoodi ilmselgelt ei olnud, sest tegelikult olid ikkagi ju endal ka lootused ja ootused, et kasvab ikka normaalne inimene, on ju. Tegelikult ma olen päris hea töö ära teinud. Et täitsa tore oled, kuule. Et võtame seda asja täiesti toorelt, vabalt ja arutame, mõtiskleme, ma ei tea, naerame ja nutame koos teiega, vahet pole. Mis iganes kõik teemad võtame läbi, et teie võite meile kirjutada erinevatele kanalitele ja me võtame siis, loodame võtta kõik kommentaarid ja asjad, mis meile jäetakse, proovime kõik ette võtta ja siis vaikselt hakkame neid läbi töötama, et te saaksite oma vastused, millele te pole siiani arvatavasti vastust saanud. Et selline... Anda endast kõik, et me jõuaks kõigile vastata, sest et ei tea. Võib-olla siin varsti kirju nii palju, aga siis ma loodan. Ei, muidugi selles mõttes ja kui on näiteks tuleb sarnaseid küsimusi, siis me võtame lihtsalt kokku ja saame vastata, et me ei hakka eraldi nagu välja tooma. Ai, vabandust. Et ja ma mõtlesin seda ka, et me võiks teha niimoodi, kui tuleb meie podcasti alla mingisugused, näiteks keegi tahab kedagi tervitada või mingi selline, siis võiks täitsa võtta, lugeda ette need. Ma arvan, et see oleks täitsa okei. Et Maie otsib Valdurit tutvumiskuulutused. Ma jaotsaks ülibänger. Aga see oleks ka äge, jah? Et 50-aastane Heldur otsib endale 20-aastast Biffi, Sugar baby't. Ja kellega hängida, bängida ja gängida. Ja siis meie loeme ette. Ja siis... Et me oleme nagu need kossamoorid ka. Ja, davai. Võinnaised. Muidugi ju. Või notta. Ühesõnaga, kõik, mis teil meile öelda on, olgu see hea, halb, mure, küsimus, andke meile. Ja. Kõik võtame ette, kõik loeme ette, muidugi anonüümselt, kui just mõni Heldur tõesti ei otsi omale mingit Valdurit või Maiet, on ju. Et siis me ikka ütleme nime ka, sest kuidas ta muidu sind leiab, aga... Ja, väike tuli. Et selles mõttes jah, et kütame vabalt, läheb nii nagu läheb ja loodame võimalikult palju tagasisidet saada. Et kõik võtame vastu kriitika, me oleme suht paksu nahaga, et meil ei ole vahet üldse, mida te seal räägite. Selles mõttes, kui te ütlete halvasti, aga kui te ütlete hästi, siis me võtame seda väga hästi pardale. Nii et kui on nagu konstruktiivne kriitika on väga teretulnud. Et sa ütled, et jaa, tere, mingi mõte tore, aga te olete siuksed ja tehke, proovige nii. Ei, muidugi me võtame arvesse. Ja. Let's go, vaata. Nagu sa lihtsalt mingi ja kuradi 2 mingi jutustavad, siis nagu ei viitsi, vaata. Jaa, aga seal nagu me võtame, eks me loeme teil need kõik läbi, mis iganes te meile kirjutate ja vaatame, mis siis sellest asjast tuleb. Ehk siis Insta DM-i. Slaidige. Ja sama kommentaari.
jah, räägime siis oma esimesest vahekorrast. No nii. Sest noh, seks on elu alus, olgem ausad. Jah. Ilma selleta meid ei oleks siin, onju. Sind ei oleks, kui su vanemad ei oleks seksinud. Sind ka ei oleks viisata. Jah, sind ka ei oleks. Ja mind ka ei oleks. Jumal tänatud. Mitte kedagi ei oleks, Thank kui ei you, my oleks mama. seksi. Reaalselt. Et kumb alustab? No ma olen vanem, ma alustan. Okei. No, mul oli peiks, eks ole. Ja meil oli siuke oma gäng. Nagu enamus noortel, ma arvan, et on vaata mingid pundid. Jah. Ja mul oli üks siuke naabripoiss, kellega meil oli selline sebi-jebi. Ja siis... Siis oli varsti ka jobi või? Sebi-jebi jobi. Sorry, see on kriimi. No. Ja põhimõtteliselt eks selline miilustamine nagu käis ja niisama. Mäletan seda, kuidas me kuskil koridoris panime tatti tundide viisi. Jah. Aga nagu asi ei läinud kunagi nagu kuskile kaugemale. Mingit näperdamist selles mõttes ei olnud, vaata. Et lihtsalt oli selline nagu muisutamine ja selline tore aeg, onju. Ja sest kunagi vaata, kui sa oled noor, siis see muisutamine on juba nagu nii suur asi. Nagu see on täiesti nii vale, vaata, või nagu nii sala ja nii nagu mingi mis asi see on, nii põnev, vaata. Aga pull on see, et me olime enda trepikojas ja treppide peal lihtsalt mingi istusime seal. Ei kartnud, et keegi tuleb. Ei no see oli öösel. Öösel? Kuidas sa hiilisid kodust välja, et oma poissiga tatistada? Selles mõttes me olime naabrid, onju. No. Tema elas all, mina elasin üleval. Ja siis saime keskteel kokku. Tegelikult oli niimoodi, et suvine aeg ja meil ei olnud mingit kellaaega, et me peame olema kodus. Ja. Et isa nagu usaldas selles mõttes ka. Ja ma ei tea, kas oleks pidanud. Ma mõtlen sama praegu. Usaldas oma last trepi kohta tatti panema. Ei, ega tema ei teadnud, mis me teeme seal. Ja selle, siis me seal miilustasime, onju. Aga siis mingil ühel kaunil suve hommikul ta kutsus mind, meil oli selline radikamorse. Kuna meie toad olid teineteise peal, siis me koputasime vastu radikat. Ja teine koputas vastu, siis me teadsime, et okei, davai. Ja siis läksime akende peale ja rääkisime. Täiega on see. On, eks? Reaalselt. Jah. Tänapäeval lapsed nagu mingi, vaata sa oled Snapi. Aga te nagu saatsite nagu läbi radiaatori omale. Siuke morse. Ja see oli nagu morse. Täiega. Ja siis me läksime akende peale. Ja siis, et kuule, et davai, et kas lähme välja või niimoodi, vaata. Ja siis me niimoodi hängisime seal. Aga meil oli ikka nagu teema, kõik teadsid, et me käime ja niimoodi. Aga me tükk aega tegelikult käisime niimoodi, mitte midagi toimunud, vaata. Et mina olin täiesti nagu puhas leht ka, et ei olnud midagi. Tema ka või? Tema ei olnud. No jaa, aga ta oli minust natukene noorem. Noorem? Noorem. 2 aastat noorem. Aga tema oli tegusid teinud juba, jah. Aga ta siis ei survestanud sind kuidagi? Üldse, ei. Väga mõistlik mees siis. Minu poiss. Jah. Et jah, arvestades seda nagu vanust ja kõike, siis tegelikult jah, tema oli nagu kogenum. Aga siis me saime kokku ja ühe korra, kui see pikalt oli kestnud juba, siis põhimõtteliselt ta kutsus mind enda juurde. Ja siis tema kasuema voodis lõpuks siis see toimus. Kasuema voodis? Jah. Et, aga see oli väga jube, ma ütlen sulle. See oli nii valus ja see oli nii kohutav lihtsalt. Et ja ma mõtlesin, et kas seks ongi selline või? Et kõik nagu rääkisid sellest, nagu see oleks mingi oh my god, nii mõnus ja nii äge asi, onju. Ja aga minu jaoks tundus see, et mingi what the fuck, mis asi see on. Ja see oli täiesti kohutav. Õnneks nagu mingi, ma ei mäleta, kas oli mingid verd, seda ma ei mäleta. Sest see oli nagu, paar korda varem me olime niimoodi peaaegu sellel tasandil juba olnud, aga siis põhimõtteliselt, kui sa oled nii noor, ega sa ei mingit eelmängu ja sellist asja nagu nii ei tee. Ma kujutad ette, et keegi läheb ja hakkab sind lambist kuradi surkima, onju. Ja siis ta ütles mulle, et sa oled nagu telliskivi. Ja reaalselt. Telliskivi? No sellepärast, et see nagu mitte midagi toimub, ta ei pääse tegi, täiesti nagu siuke. Ei no ongi, kui on kuiv ja... Muidugi. Tegelikult on täiesti nagu kohutav. Vaata peeglist seda.
jah. telliskivina. Aga noh, see oli, hiljem see oli nagu nali, vaata. Ja siis, kui me lõpuks saime selle ära teha niimoodi, saad aru, siis mul oli selline tunne, et kõik teavad, mida ma olen teinud. Ma käisin nagu ringi ja mul oli siuke tunne, nagu ma oleks nagu, nüüd kõik teavad, et issand, ma olen nüüd täiskasvanud nagu. Et selline, et nagu oleks mulle siia kirjutatud, et see tüdruk on vahekorras olnud, vaata. Et see oli kuidagi nii selline, sest mina tundsin ennast nii teistmoodi. Ja see oli kuidagi... Keegi ei teadnud seda. Muidugi ei teadnud. Aga sõbrannadega, mul oli 2 sõbrannat, kellega ma tollal nagu hästi tihedalt igapäevaselt suhtlesime. Üks oli selle kuti õde ja teine siis oli naabritüdruk sealt teisest trepikojast. Ja siis ma nendele ütlesin, et ma olin vahekorras. Siis kõik mingi, issand jumal, kuidas see tunne on ja kuidas oli? Ja siis ma nagu rääkisin, onju. Ma mõtlesin ka, et see ei olnud üldse nagu siuke, mida ma oleks arvanud. Sest tegelikult nagu see minu point, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis tegelikult oleks pidanud ikka rohkem valima, kellega sa nagu selle... Aga see on minu arust väga populaarne, nagu tänapäeval ka, vaata noh, ongi, sa oled mingi, ma ei tea, 18 sa ei ole seksinud, vaata, siis kõik on mingi, mis viga, mingi virgin, vaata, mingi nagu, siis sa tunnedki nagu ühiskonna poolt seda survet, et sa pead seksima kellegiga, ja siis sa lihtsalt võtad esimese nagu, et saaks kaelast ära. Ja siis on tehtud, vaata. Aga sa tundsid sama või? Ma ei tea, nagu see oli kuidagi, vaata, mind ei survestatud ja nagu ma võib-olla ise mõtlesin, et peaks selle esimese korra nagu ära tegema, et kuidagi endal oli see mõte ja. Aga ma ei ole kunagi kuulnud ka, kellelgi oleks esimene kord mingi maagiline olnud ja mingi sa oled või? Ei ole. Kõigil tegelikult läheb see esimene kord, noh, esimene laps ka on ja läheb aia taha. Või nagu, okei, ühesõnaga, esimene pannkokk läheb ka metsa, on ja. Et see, et esimesed korrad nagu ongi nagu siuksed. Midagi... Ei tea, mida teed, on ja tegelikult. Jah. Et, ma ei tea, vaata, ma ei ütleks ka, et oleks olnud mingi räige suur amore mio. Võib-olla see nagu, et kui sa inimest armastad kogu südamest ja mingi selline, et ja te olete mõlemad nagu süütud. Võib-olla siis, kui annate teineteisele hästi palju aega ja su keha on nagu valmis seda nagu vastu võtma kõike, on ju. Et mehed annavad, naised võtavad, on ju. Mis iganes, on ju. Et tegelikult on ju niimoodi, aga sa pead olema ju valmis selleks, on ju. Et sa ei saa niimoodi hakata. See on nagu... Ei, muidugi, see on ju võits nagu jah, nagu ei... Rape ma ei tea, kas sõna tohib öelda, aga... Rape vibes. Et, aga jah, ei, see oli täiesti consent. Aga siis sellel tüübil ikkagi ei olnud ju kogemust. Või nagu tal oli kogemus, aga tal ei olnud nagu knowledge, vaata. Jah. Mul veelgi vähem, on ju. Mina ka ei teadnud täpselt, kuidas need asjad käivad. Ja siis kurat, sõimab ka veel sind, et ei ole alt märg. Kuradi telliskivi. Ei ta nagu, vaata ta mitte nagu sellepärast, et kas oli märg või ei olnud. Ma seda ei mäletagi, aga lihtsalt see, et see oli nii, nagu tikupea suurune. Siuke, kujutad ette tegelikult, on ju. Ja kui sa hakkad lambis, see ei ole isegi, et sul midagi avaneks sealt või et sa oled kuidagi valmis. See on lihtsalt selline räige surv. See ei ole ju. See tunne oli täitsa nagu täiesti teistmoodi, kui ma midagi oma elus varem tundnud olin, ilmselgelt, on ju. Aga nagu ei olnud tore. Aga niimoodi, et mõned korrad peale seda ka oli nagu olnud midagi toredat veel, on ju. Aga siis hakkas aina nagu paremaks minema. Eks said ise ka rohkem teadlikumaks. Et oli selline okei. Minu lugu selle kõrval on nagu väga lamp. Aga meil oli mingi aastavahetuse pidu. Aga ma alustan algusest. Mul oli boyfriend, minu esimene boyfriend. Tänaseks ma saan aru, et see tegelikult ei olnud esimene armastus, aga too hetk ma arvasin, et ta on nagu räige esimene armastus. Ja siis me olime olnud ka juba mingi... ei mäleta, kas see võiski olla reast 9 kuud. Me olime juba olnud koos. Me oligime ainult vist. Võib-olla valetan, ma ei ole kindel. Aga minu arust me ei olnud teinud nagu näpukaid või asju. Me nagu või katsunud üksteist nagu sealt altpoolt, või me lihtsalt nagu suudlesime ka. Minu meelest. Ma tõesti ei mäleta, et ma oleks teinud. Ei taha mäletada võib-olla. Ja siis ma tatistsin selle tuti peale. Läheb teemasse. Ja siis lõpuks jah, oligi see aastavahetuse pidu ja mina
ma ei mäleta, et ma oleks öelnud otseselt mingi jaa, davai, täna teeme. Ma ei mäleta, et ma oleks seda öelnud, võib-olla ma olin purjus ka, onju. Ta oli samuti minust 2 aastat siis vanem, mitte noorem. Ja siis see kuidagi ka nagu juhtus, ma ei tea, me olime reaalselt nagu meie madrats oli nagu, kuidas ma ütlen, meie pead olid nagu kirjutuslaua all, vaata. Ja nagu seal oli mega kitsas tegelikult ja see oli mingi ühe inimese nagu madrats, kus peal me pidime magama, sest terve maja oli rahvast täis tegelikult, sest seal oli mingi räige nagu pidu. Ja ma olin ka seal. Jah. Ja siis, ei, nagu inimesed mõtlevad nüüd, et me panime koos pidu ja siis keppisime kõrvaltubades, see ei olnud niimoodi. Ei, nagu päeval olid nagu, see oli niimoodi, et üleval korrusel olid nagu sugulased, on ju, kõik on ju, mingid familiad ja allkorrusel siis keldris panid lapsed pidu. Nagu noh, tegelikult noh, jah, nii oligi. Ja siis pärast läksid familiad kodudesse minema, me jäime kõik siin ööseks. Niimoodi oli see, ja siis see juhtus. Muidu reast arvatakse, ma ei tea mida, on ju. Aga, jah. Ja siis ta jah, kuidagi lihtsalt, ma ei tea, tuli ja vajutas ära ja mul oli ka nagu nii valus. Ma ei nutnud niimoodi, vaid mul nagu pisarad nagu lihtsalt voolasid. Ja ma lihtsalt, noh, nagu ma olin all ja ma lihtsalt nagu pisarad voolavad ja ma olen samamoodi nagu, mis asi see on, nagu see on nasty. Ja siis nagu tegime ära, kõik oli mingi ja mis iganes, jäime magama. Ja siis hommikul ärkame ja siis mu sugulane, kes on minust aasta 2 ka vanem, ongi aasta 2 vanem, sest nad käisid koos koolis, nagu ühes klassis. Ja siis mu sugulane tuleb mu juurde ja siis ta nagu hakkas mu seda voodit seal nagu koristama, on ju. See oli tema kodu ja siis ta kuidagi tahtis korrastada seal. Ja siis ta nägi, et see nagu lina oli verine. Ja siis midagi ta ütles mulle. Noh, midagi, ma ei mäleta täpselt, kas see oli nagu mingi, et kui sa päeva taksid, siis miks sa ei ütle mulle või mingi siukene. Ja ma olin täiega mingi, oh my god, et ta lihtsalt nagu mingi keppis mu veriseks. mõtlesin mina too hetk, vaata. Ma ei arvanud, et nagu, et see on nagu normaalne, et sul tuleb verd, vaata. Ma siis mõtlesin, et ta lihtsalt nagu, ma ei tea, see on nii räige, see kõlabki nagu reaalselt mingi vägistamine. Noh, tegelikult ju ei olnud, aga tõesti midagi nauditavat selles nüüd ei olnud üldse. See on jah selline... Need esimesed korrad on ikka nagu näästid. No jaa, aga ma mõtlengi, et tegelikult see nagu tagantjärgi ma mõtlen, no tore, et ma sain selle ära tehtud ja ikka seks on elu, on ju. Aga nagu kõikidel tuleb ju kokkupuude kunagi seksiga, on ju. Samamoodi nagu rahaga, vaata, et nagu... Mida? Et kokkupuude selles mõttes, et vaata... Et sa käid seda, okei, sain. Mida sa said? Ei, nagu et sa hakkad oma raha omama ja seda... Ja, elus vaata, ma mõtlen, et 2 sükest olulist asja, on ju, mis on. Ongi see seks ja siuke, ja raha ka on oluline. Nii, et miks ma seda praegu siia toon, on see, et nagu nendest asjadest üldiselt ju ei räägita, on ju. Noh, et tegelikult võiks nagu vanemad ka, meil ka, ma mõtlen, et mina rääkisin, aga... Meil ei olnud sellist asja, ma oleks seksist üldse rääkinudki. Ja võib-olla sellepärast ka mul nagu, võin ausalt öelda, juhtus see üsna nagu varakult. Et see lihtsalt, vaata, see ongi see, meil käis Epker siin koolis tegemas koolitust ja tema ütles, et tema mingi, ma ei mäleta, ma võib-olla jälle valetan, aga minu oli nagu see, et tal mingi laps on mingi esimeses klassis ja tal juba selle lapse nagu klassiaed ja klassivennad mingi teevad seal mingeid asju, on ju. Ja siis ongi see, et tema nagu oma lapsele kogu aeg nagu räägib, mis see on ja niimoodi, et kui sul on teadlikkus, siis see ei ole huvitav, vaata, või nagu siis sul ei ole see, et mingi davai, lähme lükkame üksteisele kuradi asju kuskile aukudesse, on ju. Et nagu võib-olla ongi see, et kui ma ei teadnud sellest ja siis võib-olla sellepärast ma ka olin nagu mingi, et teada, vaata. Ma ei tea, miks ma ei küsinud su käest. Ma ei tea, me tegelikult mingil määral, ma mäletan kunagi, kui me elasime Vaos, siis sul olid mingid sõbrannad seal. Ma mäletan seda. Ja nad tulid põhimõtteliselt väljas, kuskil olid rääkinud seal, et naine peab seksima, kui mees tahab. Ja siis sa tulid tuppa ja sa ütlesid, et emps, et kas see on niimoodi, et naine peab seksima, kui mees tahab. Siis ma ütlesin, et ei ole see tegelikult niimoodi. Et need asjad käivad ikkagi vabandust, need asjad käivad ikkagi kooskõlastatult. Et päris niimoodi ei ole, et mees tahab, siis naine peab jalatark jääma põhimõtteliselt.
et see on ikkagi kahe inimese vaheline kokkulepe ja see ei loe ka, kui sa oled mees ja naine, et siis iga hetk peab naine valmis olema selleks. See muidugi üldse ei ole mitte, niimoodi. kumbki ei pea nagu. jah, et see on ikka täiesti selline, kõik sõltub, kuidas te suhted on ja kuidas te olete nagu päeva jooksul seal läbi saanud, ma ei tea, mida iganes kõike nagu, mingid niisugused väiksed asjad, aga need mängivad nagu väga rolli. Et ei saa eeldada seda, et Siuke asi peab jah olema nagu paari suhtes kokku nagu lepitud või räägitud, et kuidas see nagu on, vaata, mõnele naisele võib-olla meeldibki, et sa mingi magad seal ja mees ja tuleb ja võtab sind, vaata, mõnele meeldib äkki, onju, et sa mingi une pealt seal hakkad seal rapuma ja siis oled mingi, oo, davai, sul on okei, ots on sees, let's go. No võib-olla mõnele meeldib. aga jah, et sellised asjad peavad ikkagi olema kokku lepitud ja mis on okei ja mis ei ole, et tuleb ikka ära rääkida. kurat, ma ei tea, mis mul on selle kurgu. aga jah, et sellist asja ei saa nagu eeldada mitte kelleltki, et nad peavad 24/7 sul seal valmis olema, et naised on ka oma hormoonide asjadega, nagu mõnel on üldse, on ju, tekib selline, et noh, kurat ei taha, noh. et siis võib-olla saate kuidagi teistmoodi oma asjad ära lahendada, on ju. et noh, päris ei saa jah niimoodi, et nii, kuidas me siia jõudsime nüüd? No see esimene kord jah, on ikka nagu nightmare nagu enamustel. Aga võib ka olla täiesti erandeid, nagu ma ei taha hirmutada sellega. ei, muidugi osadel kindlasti ongi ja lihtsalt minul ei ole kokkupuudet sellega, et kellelgi oleks olnud väga meeldiv nagu kogemus, ütleme nii. et noh, kindlasti on ka selliseid. Ma ei usu, et kõikidel on nüüd mingi täiesti what the fuck nagu. Aga pigem jah, et see ei ole nagu siuke, noh, see peab olema, keha peab olema ikka valmis, vaata. See ei ole niimoodi, et tule siia, ma lükkan ära, on ju. Aga samas on vaata, kui asi läheb juba nii kaugele, et siis sa nagu ei taha ka ei öelda. Kuigi tegelikult sul on igasugune õigus, et kuule ei, ma ikka ei taha, vaata. Et vahet pole isegi, kui sul on see ots sees juba ja siis sa mõtled, tead, fuck it, ma ei... Pigem on jah see, et ma kannatan ära, vaata. Jah, huvitav tegelikult, on ju. See on nagu mingi siuke, kas see on nagu mingi, et olen juba siin staadiumis, et no kuidagi nagu, ma ei tea, kas alistuda on õige sõna või? Alistuda, jah. Et see kuidagi lihtsalt nagu tõmbad, vaata, nagu endasse oled mingi sellist ära, lihtsalt tee käeku ära, et sa tuleks ja läheme ära laiali, vaata. Aga see on ka rõve. Tegelikult on ikka näesti ju. See peaks nagu, või noh, ma ei tea. Aga samas sa pead ikka ise ka ju andma mingid signaaleid nagu, või signaale nagu, et inimene üldse mõtleks, et ta nagu tohib suga seksida. Muidugi. Ehk siis, aga samas ma üritan nagu mõelda, kuidas see nagu erinevates nagu olukordades oleks, on ju. Ala, lähed kluppi, leiad sealt mingi tüübi, klubi valguses, nii ilus, nii äge, möllate, ja, lähete kummagi poole, paned kuradi koridorist tule põlema, vaatad. Siuke vend või? Täitsa perses, milline sellised tassisin koju või? Aga siis ongi, vaata, tekibki see, et ma juba kutsusin ta siia, ta juba tuli minu pärast, ta juba teab, et ta saab, ja siis naised ongi, või ongi, vaata, et mingi tavai, ma kannatan ära lihtsalt. Jah. Aga mis sa teeksid, kuidas sa ütled selles olukorras, et jõu, ma just nagu sain aru, et sa tegelikult oled sitaks kole, mine ära. Kuidas sa ütled? Noh, mina ütlekski nii, sa tunned mind. Noh, mul ei ole selliseid olukordi olnud, ma ei tee mingid ühe suhteid, on ju. Jah, aga mõtle, et see tüüp on mingi full nagu fall in love sinusse, et on täiesti mingi... Mis siis? Ega see ei ole, see on tema mure. See on tema mure ju. Jaa, ma ütlen, et kuule, ei, ma ei ütleks päris, et sa oled kole, lihtsalt, et kuule, et ma arvan, et ma ikkagi ei ole valmis nagu, et ma tean, me mõlemad teame, mille pärast sa siia tulid, on ju. Aga, ei, ma räägiks täiesti nii, nagu ma olen, on ju. Et, aga ma arvan, et sul on targem koju minna. Et näed, see Bolti äpp ja mingi asi, et head teed minna. Ei, miks ma peaks, see on tema mure. Muidugi. Ei ole üldse minu teema, kuidas see inimene. Sai sinna tuldud, saab ära ka mindud, et not my problem. Et jah.
ma ei tea, ma arvan, et me oleme siin juba piisavalt pläkutanud tänaseks, et äkki teeme täna siukse lühikese sutsu, väike diiser teile. Näete, millised me oleme, kuidas me oleme, ongi millised me oleme, kuidas me oleme, mida me räägime. Ja jääge uusi osasid ootama. kindlasti. Ja vajutage like, sest ma tean, et keegi kommenteerida ei viitsi. Ma tean seda lihtsalt. Nii et väga lihtne vajutada. Vajutage subscribe ja minge follow'ga Annikat, minu kallist emmekest Instagramis. Mis su Instagram on? Annika? Äkki? Mul on vist Annikaga N on mingi see nagu number 4 ja Okei, mingi liiga siuke. keeruline. Küll te leiate üles. Ekraanile follow'ga mind ka. Follow'ga mind TikTokis, follow'ga minu enda YouTube'i kanalit. Ja jah, näeme järgmine kord. Jah. Oli tore. Ciao! Gotta catch another fight. Yeah. The apple bottom make 'em wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up.